nüüd küsite, vaat see kirik ei ole küll õigesse kohta ehitatud, see on 100%. Ja siis kui Pelniga tahame informatsiooni võtta, siis me suuname informatsioon see käe sinnapoole, et see on info vastuvõtja. Ja siis ütleme, esitame küsimus, et palun näite siis mitu protsenti on see sakraalehitis õiges kohas, siis ütleme loodusenergiate suhtes, maakirguse suhtes palun näitab. Ja heas kohas on ta siis ainult 2-30%. Bendi skaalalt võtta siis 100% skaala juures 2-30% on ta õiges asukohas, looduslikus õiges asukohas, nii et tema jääb küll selle looduslikult foonist täielikult välja. Tähendab, vaata, ta on proportsionaalselt välja viidud. See on ikka Eesti vangitong. Vanasti omal ajal kirikud, sakraalehitised, olid nad siis kristlikud sakraalid või meie mõnased Eesti sakraalehitised, siis ehitati kindlasti jõuväljade peale või looduse anomaaliate kohtade peale. Seda tegid ka hilisemad kristlased, võtsid üle meie vanade eestlaste ja meie võtsime üle eelmiste tsivilisatsioonide või veel vanemate hõimude olemasolu ja ehitasime sinna oma pühakojad. Ja nüüd kristlased tulid siis peale ja ehitasid meie koha peale, nii, mitte meie koha peale ja järjekordselt uue ehitise. Järjest suuremaks minnes, aga see kirik kindlasti ei ole. Seda ma olen mõõtnud juba selle selle kiriku algpunkt või tekkepunkt oli veel 7-8 padriarh Aleksei ajal minust, kuidas oli Aleksei või midagi seda nimi oligi. Tema ajal ja see on 7-8 aastat tagasi, ma käisin juba siis mõõtmas. Igal juhul täitsa tühja välja energiaorganisatsiooni koha peal.